Alright friends, a quick forward. First of all, thank all of you 458 who have subscribed to me this far. I have no idea should I be ashamed at 31 years old or not, but each morning when I check my sub count and there is at least one more, then my day is off to a good start. Secondly, the footage in this video was originally used in the series in Estonian. I mulled over for a long time what I should do with this. I'm not famous or interesting enough that it would warrant a full-length feature film, so I decided to turn this into this little of a montage. Something to the people who have seen the original series, and this one is subtitled for all the international viewers. Thirdly, I got some more than averagely fun endeavors planned for 2022. Stay tuned. That's pretty much it. Hope you enjoy it. Roll the tape. Nii, täna on siis 4. august. Lähme vaatame siis, mis autol viga on. I just wanted to say it's 24 degrees outside. I got my aircon on. It's all good, homie. You know, it's nice and cool here. Nii, ja siin on mulle abikäe osutanud Eesti YouTube superstar, nagu ikka. Paakon puruksit. So I have this piece here that you sent me, and where the hell does it go? Väike ülevaatus alt ka. Sillare kull on õnneks läinud, see on hea. Noh. Ja Eesti YouTube'i superstar. Kuule, iga päev ei saa superstaridega koos olla. No küll varsti oled. Palju autosõdeliku läks siis maha. Siit on jooksnud kogu aeg, siit on nii selgelt näha. Nüüd on jälle paar päeva möödas. Vana paak on keevitatud nüüd. Ma teen paksu ja siis kõik on küljes. Tulin siis väiksele proovisõidule ja annan ma hobule paar korda piitsa natuke. Vaatame siis kapoti alus üle ja kui kõik ilus on, siis võib vist eeldada, et on lubatud rajale minna. Jaha, siin ta on. PH 1A 1500. No nii, rajahundid, olen lõpuks jõudnud raja äärde. Aga mis siin ikka, alustame A-st ja paneme kõigepealt rajasõidu rehvid alla. Motomehed ka. Sama kaardiga. Silmaga on näha, kuidas autost uugab lihtsalt kuuma. Jonas wouldn't be dissuaded. After 3 more laps of grinding, he would do this. Hea küll. Ma sain pihta natukene väljumisel õigemini. Pidurdan varem, katsub jõuga välja saada, kiiresti välja saada. Siis tuleb nautida, seni kuni veel võimalik. On päev varem ja kuna mul on aega tänapäeval, siis pakin auto ära. Et sai auto homseks ära pakitud, ei ole mul võimalik siia rohkem rehve mahutada. Rehvid, pidurid, armeeritud pidurivoolikutega. Kui ma midagi paneks hingele, siis mina ei läheks rajale ilma armeeritud pidurivoolikuteta. Nüüd räägime üldisemast, veermik ja vedrustus.
kapoti all. Tegelikult võib olla ka kõik täiesti tehase konditsioonis. Olen siis enda jaoks kogunud kokku sellise varustuse, mis peaks siis rahuldama 99% minu ise tegemise vajadusest. God damn, Jaan! Ja keegi on siin garaažis seina peale meeminud ka. Suht nunnu. Tere hommikust siis kõigile rajahuntidele. Olen teel Pärnusse. Põhimõtteliselt aasta on möödas viimasest käigust. Selle kiivri ma tegelikult ostsin endale mootorrattaga sõitmiseks, aga nüüd on mul siin autoga raja sõitmiseks ja mitte Poser Nürburgringi kleep. Ma olen seal käinud ka, sõitnud ka, aga nüüd ma lähen autosse ja valmistun raja sõiduks. Keskendun edasi. Nii, rajale minek. Vaatame, kuidas siis välja tuleb alustuseks. Üks 30.09 ja... Mul tuli külge kramp, siis puus kattis ka täpselt. Olen 2 tiiru jõudnud ära teha ja teisel tiirul ma olin juba, üks oli väga hea kiire ring, ma olin juba päris kiire, aga siis täpselt lõpusirgel puust kattis ja mul tuli külge kramp ka, sest ma olen paar päeva kõvasti kuivanud trennis ja siis täpselt kiirel ringil hakkasin istmest välja vajuma, tõmbas nagu korraks krampi külje ja auto puust kattis ka stardi-finiši sirgel ja ikka 1.39 reiskronoga, siis ma täna seda transponderit ei võtnud, seda 10 eurot hakkan kulutama, kui mul võimekus endal olemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isegi. Ja vaatan, mis nägu see ref on peale seda.
fucking menace. Püüdsin, mis ma püüdsin, aga no põhimõtteliselt sama ajas või. Tahaks kiiremini saada nüüd, kui ikkagi ajamõõtja lubab, et 1.31 võib sõita, siis no, tahaks ikka kuhugi sinna lähedale jõuda. Tehtud, ma ei hakka siin praegu jamama, viskan asjad kokku ja saavad inimesed koju minna või mis iganes nad siin tegema hakkavad. Kiirust nagu on ja mingisugune autotunnetus on ka tekkinud. Ma nagu usaldan autot. Üks kõige parem lause, mis mulle öeldi, oli, kui ma käisin Apexi M3 taksoga sõitmas. Tim Morley, kindlasti YouTube'is Nürburgringi fännid teavad. Tema ütles, et sa pead lihtsalt autot usaldama. Ja kui keegi oleks mulle 5 aastat tagasi öelnud, et ma julgen selle esimese kurvi seina lähedal nii kiiresti sõita, siis ma ilmselt ei oleks uskunud teda. Aga jah, tuleb lihtsalt masinat usandada, et suksu on tubli, on vastu pidanud. Vaatamata oma EJ257-le. Ees on juba 3 auto 24 ringi kleepsu ja Tabasalus on mitmed korrad juba käidud. Rehvid ja pidurid on väga hea investeering olnud, et kulutada natuke rohkem klotsidele ja ketastele. Tegelikult need Federal 595 RS Prod on niisugune säästuvariant rajarehvist. Ikkagi mul on eraldi rajasõidurehvid, et need on olnud head investeeringud, eriti mis puutub siis kiiresti sõitmisesse, et on ikka mulle kõvasti hoogu juurde andnud. Aga mis veel tuli meelde? Tahaks tänada kõiki oma tellijaid, subscribereid, see video on küll eesti keeles, ma tean, et suur osa nendest ei ole eesti keelt kõnelevad inimesed, aga 400 subscriberit sai täis. Täiesti mõttetu number. Ma olen vaadanud, mingid inimesed laevad mingi suvalise videoklipi ülesse, mis saab 1 000 000 vaatamist ja neil on ka rohkem subscribereid. Kunagi midagi rohkem ei lae ülesse, aga saavad ka, ma ei tea, paarsada, paar tuhat subscriberit selle eest, et neil on lihtsalt üks mingisugune klipp, mis oli rohkem või vähem viral. Minule need 400 subscriberit ei ole küll lihtsalt tulnud. Kui ma nagu täiesti objektiivselt võrdlen oma sisu, mida ma olen loonud, teiste kasutajate sisuga, mida nemad on loonud, võrdlen näiteks, mis on nende suhteline kuulsus, siis lähtuma subscriberite arvust ja minu enda oma, siis ma ei tea, kuidas mul nii sitasti on läinud. Et ma olen mõelnud selle peale, aga samas ma olen teinud seda, mida meeldib, nii nagu meeldib, et ma ei ole proovinudki niivõrd populaarne olla, kui lihtsalt ma olen nautinud videote tegemist enda rõõmuks. Et nagu praegugi. Ilmselt olen mina see, kes seda kõige rohkem läbi vaatab. Teistel on see üks järjekordne YouTube'i video. Aga minule on see üks järjekordne südamelähedane mälestus sellest päevast ja eelkõige sellepärast ma neid videoid olengi teinud, et ise saaksin meenutada neid hetki,